See on huvitav, see hääleaparaat ja siis mõistuse nagu šakti või mõistuse selline katkematu mõtete ja emotsioonide ja tunnete, mineviku, oleviku ja tuleviku virvarr. Alateadvusest tuleb üles ja läbi meelte tuleb üles, kuuled, näed midagi, maitsed, paneb tööle, eks ju, mõistusaparaadi. No ja siis on nagu see sõna absoluutne, eks ju, ja džint ja käsitlematu, igavik, eks ju, et kas on lihtsalt parem vaikida või on siis noh, kui Jumal on loonud selle mitmekesisuse, siis seal on lihtsalt see emotsioonide vahetamine, olla armastatud ja armastada. Et jõuda nii kaugele, et elu jääbki pidevalt dünaamiliselt nagu armastus käsitlematuks, pidevalt muutuvaks, aga on olemas lihtsalt üldliila reeglid, mängureeglid ja sa pead lihtsalt kriipa patra sanskriti keeles nagu siis armulikkuse vankrile ennast panema. Armulikkuse vanker on see, et noh, see hing tahab, mis ta tahab, ega ta oma jonni enne jätta, kui ta aru saad, et milleks on see keha ja see peenkeha ja mateeria vaim, et kuidas nad koos siis saaks nii toimida, et see mängulisus ja rõõm ja hingerahu kõik nagu läheks õide. Ja ümber selle käibki kõik kogu see filosoofia, religioon ja mõtiskused ja koolkonnad ja filosoofia ja Giani, eks ju, arutlevad ja siis seal on nagu siis sellist kaks nagu poolust, üks on siis selline ratsionaalne nagu teaduslik Giana pool ja teine on Vigiana, need on, kes on juba teadvustanud, öeldakse, et need, kes kogu aeg arutavad, lõpuks nad jõuavad sinna vaja anduda, eks ju, omakuse püüdmatusse, tingimusteta armastusse. Et see pidi ka autoriteetne tee olema, et sa nagu arutled ja vaatled ja püüad loogikat, oma väikest loogikat kasutada, sa saad aru küll, et sa oled väike ja tähtsusetu ja piiratud, tingimustest sõltuv ja sinu kontseptsioonid kogu aeg muutuvad, aga ikkagi sa nagu lähed edasi ja lõpuks jõuad selleni, et noh, et ma olen lahutamatu osake kõigest ja minu eesmärk on noh, kõigile head soovida ja kõigile head teha, kõike teenida ja midagi kuulu minule. Et ma olen osake sellest suurest tervikust, absoluudist. No näiteks, eks ju. Mis iganes siin filosoofiaid keerutada, aga noh, mõnes mõttes nagu võib nagu maha rahuneda, et see, mis on, see juba on tervikus ja absoluudis, eks ju. See on lihtsalt valus sellepärast, et noh, me samastame ennast asjadega, kus me oleme harjunud, siis noh, need luubid on harjunud nagu õnne kogema ja siis see teeb nagu valu. Aga valul on nagu, kui sa vaatad niimoodi, et valu on nagunii üks armastuse värve ja valul on lihtsalt erinevad kvaliteeditasemed. Erinevad kvaliteedid, eks ju. Et Jeesus Kristus, noh, ei saa öelda, et ta ei kannatanud. Samal ajal, noh, mingi suur teeman, Mao Zedong, noh, ta ka kannatas. Kõik nagu kannatavad, eks ju. Küsimus on siis see, mis reeglis või nagu ma eelmises klipis räägin, mis korrusel on su teadvus või eesmärk või mänguruum. Jumal võimaldab siis neid dimensioone, neid planetaarseid süsteeme, erinevaid eluvorme, erinevad teaduse siis neid tasandeid ja siis seal nagu majandada, õppida ja sealt siis edasi minna ideaalis või siis kui sa soovid, see on ka absoluudi üks moment, et sa võid ka tagasi minna. Degradeeruda näiteks siis evolutsioonitsüklis 8 400 000 eluvormi on näiteks siin meie päiksüsteemis võid ülespoole minna, võid allapoole minna, eks ju. Madalamatest vormidest kõrgemasse, aga no see ei tähenda, et madalamad vormid, et vedad ei ütle, et madalamad on nagu selles mõttes madalad, nad on nagu halvad. Hing on nagu absoluutne, lihtsalt see samastamine ja see õppeprogramm või see seiklus või see valikuvabadus armastuse mängus, ta viib meid siis erinevatesse kohtadesse, erinevatesse kehadesse, erinevatesse dimensioonidesse, selles ajatus, lõputus, noh, süsteemis, et vaimne maailm on ajatu, lõputu, tegelikult materiaalne maailm transformeerub ja muutub, siin on algus ja lõpp, aga energiajäävus seadus on siin ikka, et siin on kõik nagu igavene. Ta lihtsalt muutub, eks ju. Nagu energia ka ära, ta lihtsalt transformeerub nagu see keha lõpuks ja 5 elemendiks tagasi, eks ju. Kuigi ta on praegu ka need 5 elementi, aga ta lihtsalt laguneb. Aga noh, hinge kontseptsioon on teine ja noh, siin siis ma ei oska nagu midagi öelda, siin ei saagi nagu kunagi öelda, et keegi on parem või keegi on halvem või et sa jõuad kuhugi või ei jõua kuhugi, sest kõikidel tasemetel, kõikidel korrustel on ka nagu absoluutne lõputu, kuidas öelda, seal ei ole nagu algust ja lõppu. Algus ja lõpp on selline mänguline ja kokkuleppeline. Et see, et ma räägin, et mulle võimaldatakse rääkida ja mõelda,
noh, täna nii, homme natuke teistmoodi, eks ju, homme võib-olla hoopis, ma ei tea, mingi aja pärast hoopis teises kehas, teises kohas, eks ju, räägid mingi mingi 1-aastase lapse mingi plä-plä-pläd või teed või mäe, oled hoopis ma ei tea mis kehas. Et noh, vaadelda omast punktist sellise mõttega, et sa lepid, et kõik on absoluutne, kõik on igavene, lõppu ei ole, algust ei ole, on vahepealsed kokkuleppelised algused ja lõpud. Aga noh, sellepärast noh, just hea on see, et sa võid nagu maha rahuneda. Et kõik jääbki käsitlematuks, et see ongi absoluutse Jumala ja tema armastuse energia meie lahutamatu osakeste noh, igavene mäng. Et midagi saad aru ja siis mingi hetk saad aru, et noh, see oli üks väike osa ainult ja siis järgmine osa, siis sa mingi hetk saad aru, et sul ei ole vajagi kõike teada. Tähtis on nagu oma mängu hästi mängida, kui seal lubatakse edasi minna või sul soov on valikuvabadus, siis võid ka edasi minna järgmisse mänguruumidesse.